Septembri keskpaigas toimus Naiskodukaitse poolt korraldatud ohutushoiulaager teist korda ajaloos ja tegemist on laagriga, kuhu olid oodatud osalema naised üle Eesti, kes ei kuulu Kaitseliitu. Kutsusime üles naisi osalema koos oma kolleegidega ja tundus, et asi töötas ja väga paljud naised ongi saabunud siia oma kollektiivist mitmekesi. Töötubasid on hästi erinevast valdkonnast, et toimub sõduriõppe erinevaid töötubasid, näidatakse sõduri varustust, relvi, saab lasta, samas ka täiesti tavalisi ohutushoiutegevusi, naised õpivad tuld kustutama, räägitakse ja selgitatakse koos välja, kuidas oma kodu turvalisemaks muuta, millised kodused varud peaksid olema, kuidas looduses hakkama saada, kuidas tagada ja osata anda esmast abi ja meditsiinitegevusi igapäevaeluks vajalikke, et täiesti tavalised ja justkui lihtsad tegevused ja oskused, aga mida võiks iga kodanik osata ja teada. Millised on esmased muljed sellest laagrist? Mina ütleks, et väga positiivsed. Meeleolu hea, ilm on ilus. No mina kartsin halba ilma, sest Eestis on sügisese ilmaga nagu ta on ja eks me valmistusime ka pigem selliseks talviseks sügiseks, aga praegu on ilma vihmata täitsa läinud, nii et see on super. Ma ei tea, minul otseselt kartused ei olnud, pigem oli see ootusärevus, et vaatame, et tuleme, näeme, mis saab. Et süke põnevus oli sees. Eesti naise peamine põhjus mitte tulla meie üritustele on tavaliselt see, et on vaja kodus lapsi hoida, siis sellisel üritusel oleme me selle taganud, et lapsed saaks võtta kaasa. Lastele on ette nähtud siis eraldi töötoad, väga sarnased täiskasvanute omale, aga lihtsalt lastepärases võtmes, et meil on laste jaoks eraldi instruktorid, kes nendega tegelevad. Mida te nendele soovitaksite, kes mõtlevad, et kas tulla või pigem mitte? Tulge! Kindlasti tulge, et ei ole midagi karta. Kahetseda on, et kui kohale ei jõua. Mina arvan ka, et iga mingi väikse meneseületus aitab kuskile poole edasi ja see on väga äge siiani olnud. Järgmine aasta tuleb laager kindlasti veel suurem ja veel põnevam ja laager kindlasti järgmisel aastal toimub. Kus täpselt ja millal täpselt, selleks peab iga huviline hoidma silmad lahti ja hoidma silma peal meie sotsiaalmeedial eelkõige, kus kindlasti see laagri info aasta esimeses pooles juba jooksma hakkab.